Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Vahepealse ajaga on juhtunud nii mõndagi huvitavat meie parlamendis ja meie õiguskorras ja seadusandluses. See ongi teema, millest me täna räägime endise riigikohtuniku, praeguse pensionäri Malle Seppikuga. Tere päevast! Tere! Ja kui ma viitasin sellele, et juhtunud on nii mõndagi enne seda saadet ette valmistades, ma rääkisin päris mitme tuntud ja lugupeetud juristiga, kes kõik ütlesid, et olukord on meil päris hull, mis puutub prokuratuuri toimetamisi. Ja see on nagu üks selline korduv lõppematu õudusunenägu, mis läheb pidevalt üha keerulisemaks ja hullemaks. Ja need kaks konkreetset asja, millest me nüüd võime rääkida aprillikuus, neist esimene oli see, et kui me nüüd läheme ajas tagasi, Riigikogu ei võtnud ära saadiku puutumatust Tõnis Mölderilt, mida ju prokuratuur palus. Ja veel enne seda oli teine juhtum parlamendis, kus siis minister Liisa Pakosta võttis tagasi korruptsioonivastase eelnõu. Ja seal oli juttu siis toimingu piirangust, selle täpsustamisest ja selles tagasivõtmises on nähtud ka teatud inimeste poolt siin jõuametkondade survet. Aga selle juurde me saame tulla. Mis tundeid teist tekitas see Tõnis Mölderi juhtum, mis on ju selles mõttes ainulaadne, et varem minu mälu järgi pole niisugust asja juhtunud. Et nüüd parlament ei võta ära prokuratuuri ja õiguskantsleri ettepanekul saadiku puutumatust. No ma ei tea, siin peab mõtlema kõigepealt selle üle, et millised on siis õiguskantsleri võimalused ja ülesanded seejuures, et kas ta on nagu postikana, kes viib siis prokuratuuri taotluse Riigikogule või on tal endal ka mingisuguseid võimalusi. Ja ma olen lugenud, et arvamust on avaldatud igasugust, et on ju olnud niisugusi avaldajaid, kes ütlevad, et õiguskantsler ei saagi midagi teha ja on teisi, kes arvavad, et mingid võimalused tal on ja siis räägitakse sellest, et kuidas parlament ikkagi ise on süüdi selles, et ta kuskil aastal 2015 muutis seda korda selliselt, et vähendas õiguskantsleri võimalusi üldse midagi arvata asja kohta. Nii et see on keeruline küsimus, et mulle tundub, et päris kindel on see, et õiguskantsler tõendeid hinnata ei saa, seda õigust tal ei ole. Hoopis keerulisem on vastata sellele küsimusele, et kas ta saab hinnata näiteks seda, kas need faktid, millega süüdistust on põhjendatud, vastavad süüteotunnustele või mitte. Et mulle tundub, et seda ta võiks saada põhjendada. Iseasi, kas praegusel juhul, kas seal oli mingisugune mittevastavus või mitte. Ja teine võimalus, mida ta võiks saada hinnata, on tegelikult see, kas menetlus on olnud seaduslik. Selles mõttes, et nii palju, kui talle on nähtav, kas ta leiab sealt mingisuguseid menetlusnormide rikkumisi või mitte. Aga see on minu arvamus. Ma tõesti ei ole selle teemaga niimoodi sügavalt tegelenud, et see on niisugune väga lühidalt ja pealiskaudselt. Aga ma arvan, et üsna hästi kokkuvõtvalt võib öelda, et antud oludes, antud juhtumis, Tõnis Mölderi juhtumis oli parlament just nagu vandemeeste kogu, siin ma võrdlen Anglo-Ameerika kohtusüsteemiga, sest ega ka nemad ei suuda ju süvitsi hinnata asitõendit niisugust kaalukust, neil oli teatud tunne. Ja tunne oli praegu see, et ei, me ei võta ära, kuna Tõnis Mölder palus, et kõiki asitõendeid kaalutakse uuesti ja vaadatakse prokuratuuri poolt läbi. Tema väide oligi see, et uuringuid pole tehtud korrektselt. Aga kes meil oleks siis, kui õiguskantsler ei saa olla see, kes hindaks ja annaks oma otsuse, et tõepoolest need asitõendid on kogutud korrektselt? Eks viimane hindaja on kohus loomulikult, aga küsimus ongi, et milline menetlus peaks nüüd sellele eelnema, et me ju teame, et väga paljud asjad ei jõua üldse kohtusse. Väga paljud asjad lahendatakse ju oportuniteediga, seal on õiguse mõiste tegelikult sisuliselt prokuratuur. Pooled lepivad milleski kokku, eks ole? Prokuratuur seab oma tingimused, ütleb, mis tingimustel ta on valmis selle kriminaalmenetluse lõpetama ja niisuguse asja on üle 90%, nii palju kui mina tean, kriminaalasjadest üldse. Nii et
mis niisuguses olukorras teha, et kui prokuratuur seal tõendeid hindab, et ma ei tea, kas oleks nii väga vale anda õiguskantslerile ikkagi võimalus eelnevalt hinnata ja vähemalt kui ta näeb, et asi on ikka päris viltu, et siis keeldudagi taotlemast seda luba, kuigi seadus lubab ka praegu õiguskantslerile prokuratuurile tagasi saata selle taotluse. Nii et, aga küsimus on tõesti, et seda ei ole selgeks vaieldud, et mis need õiguskantsleri tööriistad siis on, mida ta tegelikult teha saab. No kindlasti ka see on üks teema, mida peaks avalikkuses asjatundjad selgeks vaidlema, kuid mis on silma torganud nende juhtumite puhul ja ka teiste juhtumite puhul, kus siis prokuratuur on ühte või teist inimest süüdistanud ja on asi jõudnud ka kohtusse, aga peale pikki aastaid ei ole jõutud mitte kusagile. Kõige markantsem on Kajar Lemberi nõndanimetatud juukselõikuse juhtum. Et mis nendel juhtudel kõigil on selline ühine nimetaja olnud, on see, et need episoodid on seotud suhteliselt väikese võimaliku varalise kahjuga. Ehk et millest me räägime siin? Me räägime siin kümnetest, mõnel juhul sadadest eurodest ja kui me paneme siia kõrvale selle, kui palju riik on kulutanud raha ja aega nende asjade uurimiseks, nagu Kajar Lemberi juhtumil, siis me näeme, et see on jabur. Jah, ma olen nõus täiesti. Kusjuures siin on veel üks mõõde. Meil on väga avar on nende kuritegude loetelu, kus saab kasutada jälitustoiminguid. Minu arvates on see nagu ülepakutud igas mõttes. Ja kui me nüüd mõtleme, et asi päädib 9-eurose juukselõikusega ja inimest on kuude kaupa jälitatud, mis see maksab riigile kõik? Et meil on ikka kohutavalt rikas riik, et ta suudab seda endale lubada. Inimese jälitamine kuude kaupa, see on ju, seal on ju mitmed politseiametnikud, kes sellega on ju seotud. Siis tuleb ju kuulata neid, siis tuleb ju koostada protokolle, see on tohutu masinavärk ja see kõik on maksumaksja raha eest. Et selles mõttes minu arvates on meil nagu ammu mindud juba üle piirid, et meil justkui ei osata enam mitte midagi uurida ilma, et inimest jälitataks. Et minu arvates see on üks niisuguse ühiskondliku debati koht, kus peaksid arutlema parlament ja sest parlamendi käes on ikkagi ju seadusloome. Ja loomulikult parlament peab võtma siin otsustava rolli, aga kui ma siin tõin juba jutuks selle vandemeeste kohtu, siis vandemeeste kohus, ma ei ütle, et meil peab olema vandemeeste kohtusüsteem Eesti õigussüsteemis, aga Ameerikas on see ju suhteliselt tavaliste inimeste kogu, kes loomulikult sõelutakse välja viisil, et nad ei ole ühe ega teise poolega kuidagi seotud ja nad väljendavad seal oma veendumust, kas see inimene antud asitõendite valguses on süüdi või ei, kuigi kohtunik ütleb ka oma sõna. Aga need vandemehed on tähtsad selles olukorras. Nii et inimestel on õigustunne ju loomulikult kaasa sündinud kasvatuse käigus saadud ja ma väidan, et Eesti inimesed ei ole selles mõttes kuidagi rumalamad, ka neil on olemas oma õigustunne. Ja see, mis toimub, läheb paljudel juhtudel inimeste õigustundega vastuollu. Ma toon konkreetse näite. See on omaaegse Tartu vallavanema Aivar Soobi juhtum, kus teda süüdistati ka oma ametiseisundi kuritarvitamises. Seal oli küsimus peamiselt tankimises. Jällegi need summad ei olnud väga suured ja Soop oli, kuna ma tean seda piirkonda hästi oma kogukonnas, äärmiselt lugupeetud ja austatud inimene. Nii et sellesse, inimesed olid segaduses, et kuidas siis nüüd nii ja kui need asjaolud selgusid, et just nagu tõepoolest, nagu on rikkumine, jah, aga kuhu me tõmbame selle piiri? Siin selle sama toimingu piirangu osas on ju ka räägitud võimalikust 40 000 eurost. Loomulikult, kui keegi võtab kas või klassis, koolilaps varastab teiselt 100 eurot, ka see on vargus, aga ikkagi, kuhu me tõmbame selle piiri, et lõpetada selline rumal ressursi raiskamine, mis praegu toimub? Minu arvates selle toimingu piiranguga on asjad üldse natukene viltu läinud. Kui me vaatame seda korruptsioonivastast seadust,
siis korruptsioonivastane seadus räägib küll sellest, mis on korruptiivne tulu ja räägib sellest, mis on oma ametiseisundi korruptiivne ärakasutamine, aga ta ei anna korruptsiooni mõistet üldse. Ja nüüd, kui me vaatame seda toimingupiirangu sätet, õigemini seal on korruptsioonivastases seaduses on loetelu, et mis tingimustel tehinguid ei tohi teha ja seal on üks niisugune alus, et keelatud on teha tehinguid seotud isikutega, eks, ja siis on teises... Ütleme selle vaatajale lahti, mida see tähendab? Seotud isikud, need on näiteks lähisugulased, aga seal ühes teises paragrahvis on siis loetelu nendest isikutest, kes need seotud isikud on. Ja see loetelu on nii ebaselge, et sellest ilma niisugust korralikku plaani tegemata ei ole võimalik aru saada. Ma olen ka näinud, kuidas näiteks advokaadibüroodes advokaadid kogunevad ja koos teevad siis seda plaani. Selge on näiteks, kui on ema või isa või laps või abikaas, eks ole, need on nagu selged juhtumid. Aga seal on niisugused nagu seosed, mis ei ole selged ja selleks, et aru saada, et kas need üldse kuidagi sinna alla lähevad, eks ole, tehakse siis neid plaane ja ikka ei saabu suurt selgust, et kas see on või mitte. No ja ega sellest üksi ei piisa, sellepärast, et me oleme Postimehes kirjutanud sellest Kristen Michali juhtumist, kus valitsus otsustas tõsta ajateenijate toetust ja sel hetkel oli Michali enda laps sõjaväes. No igale normaalsele inimesele on ju selge, et see ei ole korruptiivne otsus. Seal on ju tuhandeid inimesi sõjaväes ja peaminister ei toetanud seda otsust sellepärast, et nüüd tema poeg saaks mingisuguse boonuse, mida ta küll ka sai. Aga ma ütlen, et see asi on ju palju keerulisem, kui meil on olemas seaduse pügal, mis on niivõrd segane. Jaa. Ongi niimoodi ja see korruptsioonivastane seadus ongi nii, et ma olen ka, õnneks ei ole mul olnud tööalaselt vaja endale seda selgeks teha, aga ma olen lihtsalt puhtalt niisugust huvist ja uudishimust üritanud aru saada, kuidas need normid omavahel kokku kõlavad ja ma pean ütlema, et ma ei ole suutnud seda niisugust süsteemset ettekujutust saada. Sest kui on seal korruptiivseid asju, aga nüüd öeldakse toimingupiirangu puhul, et see pole üldse kõik tähtis. Tähendab, kas seal mingi korruptiivne element oli või mitte, see pole tähtis. Tähtis on ainult see lähedane suhe. Et niipea, kui sa teed tehingu seal mingisuguse lähedast seost oma või isikuga, niipea läheb see kohe toimingupiirangu rikkumise alla. Ja selle kohta on kohtupraktikas öeldud, et see on abstraktne ohudelikt, mis tähendab siis seda, et see on nii abstraktne, et oluline ei ole isegi see, et kas on mingi oht tekkinud või ei ole seda ohtu tekkinud, aga tahetakse ära hoida võimalust, et see oht tekib. Ühesõnaga, see asi läheb lihtsalt, minu arvates läheb lihtsalt nagu üle mõistuse. Ja küsime nüüd siis praktikas ka, et on ju väiksed omavalitsused. Võib-olla ongi seal vallavanem, võib-olla on abivallavanem ka. Vallavanemal on firma. Nüüd kuulutatakse välja siis riigihange, näiteks tahetakse lund lükata sealt avalikelt teedelt. Aga nüüd ei olegi rohkem mingisuguseid firmasid, kes selle vastu huvi tunneksid, ainult vallavanema firma on. Ja nüüd ta tuleb, konkurss on aus, erapooletu, leitakse, et see pakkumine sobib ja see pakkumine tegelikult on võib-olla, et vallale ka kasulik, sellepärast, et see tehakse isegi alla turuhinna. Ja nüüd me ütleme, et kõik see ei oma tähtsust. See ei ole tähtis, et see oli kasulik. See on toimingupiirang ja inimene tuleb võtta vastutusele selle. Minu arvates, see on asi, mis ei lähe selle niisuguse normaalsete inimeste õiglustundega kokku. Inimesed ei saa aru, miks me niisuguses olukorras neid inimesi kiusame. Ja siin on teine probleem on veel, et see tekitab niisugust hirmu ühiskonnas, et inimesed ei tea enam, kuidas käituda. Näiteks ma võin tuua ühe niisuguse absurdse juhtumi, kus linnaosa valitsus lõpetas lepingu, mille ta oli sõlminud ühe bändiga, et too tuleb siis linnaosa valitsuse ruumidesse tantsumuusikat mängima ja põhjendus oli niisugune, et järsku on toimingupiirangu rikkumine, sellepärast, et linnaosa valitsuse töötaja on ühtlasi selle tantsuansambli transamees. Ühesõnaga, aga see ilmestabki seda, et inimesed ei saa aru, mida võib ja mida ei või. Kas mina saan õigesti aru, et õigusriigis peaks olema õiguse mõistmine kõigile osapooltele üheselt arusaadav, et meil on seadus ja seadus on arusaadav, karistus on ennustatav? See oleks ideaal, nii peaks olema. Aga mis hetkel meil siis see viga on juhtunud? Ma nüüd tsiteerin ühte
teie artiklit, mille te kirjutasite Postimehele 9. veebruaril. Otsigu siis ka vaatajad see välja, väga hea artikkel oli 9. veebruaril 2026. Ja ma tsiteerin siit ühte lõiku. Nii on näiteks juhtivprokurör Sirle Melk 28. märtsi 2025. aasta intervjuus Eesti Ekspressile välja öelnud, et prokuröri töö on õiguses ainus amet, kus saad päriselt tegutseda südametunnistuse järgi, sest kohtunikud peavad vaatamata siseveendumusele arvestama tõenditega, kuid prokuröri töös saad toimetada nii, nagu ise õigeks pead. Seega prokurörid saavad meelevaldselt ja seadust järgimata kriminaalasju oma isikliku tunde põhjal menetleda, sest nende tunne olevat faktidest ja tõenditest muidugi ka seadusest üle. Tsitaadi lõpp. Ja. No inimesed, kes teid teavad, kellega ma rääkisin enne saadet, ütlevad, et olete leebe inimene ja tõepoolest selline mulje mulle ka jääb, aga siin te ütlete ikka üsna karmilt välja. Miks ma ütlen karmilt ja miks ma nimetasin ka seda inimest? See inimene ei ole mitte niisugune reaprokurör, ta on juhtivprokurör, ta juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude prokuratuuri. Aga see tähendab seda, et tema on ju see, kes annab tooni. Ja kui tema ütleb, et prokuröri jaoks ei ole tähtis see, kas on seadus või kas on mingid tõendid, vaid kui temal on tunne, siis tuleb inimest rünnata ja ta ütles seal artiklis veel või intervjuus veel rohkem, ta ütles, me menetleme nad vaeseks. Ja see on see, kui me räägime üldiselt, et on meil mingeid puudusi, siis ega keegi ei lase seda endale ligi ega mõtle, et oi, mina olen see, kes nüüd eksis. Kui me igale niisugusele nagu rängale rikkumisele peaksime ka nime külge panema. Ja selle tõttu ma seda tegin, et see ei läheks niimoodi, et kusagil keegi midagi ütles, aga mind isiklikult, ma mõtlen seda, kes seda ütles, see ei puuduta. Minu tahtmine on, et inimesed mõtleksid nende asjade üle ja see tundepõhisus tegelikult on see, mis tapab õigusriigi lõppude lõpuks. Nojah, sest äkki on ühel päeval tunne ühtemoodi, teisel päeval teistmoodi. Ja mis mind on hakanud isiklikult häirima, on see ka, et prokurörid räägivad õigusselguse saamisest. Et mingisuguses juhtumis, ja ma ei võta siin seisukohta, kas on olnud see juhtum põhjendatud või põhjendamata, aga minnakse ühest kohtuastmest teise peamise põhjendusega, me tahame saada õigusselgust. No minu arvates on see täiesti lubamata. Minu meelest selgus peaks enne juba olema, kui on menetlustoimingud on tehtud. Me oleme selle süüdistuse kokku pannud prokuratuuri poolt, on vettpidavad asitõendid. Minu meelest peaks olema igati selge õiguslikult siis. Mina arvan ka, et prokurör peab olema piisavalt hea õigusharidusega selles mõttes, et ta suudaks hinnata seda, millised faktid on kogutud, kuidas need faktid on tõenditega kaetud ja kas see fakti kogum, mille nad on nüüd kindlaks teinud, vastab üldse kuriteokoosseisu tunnustele või mitte. Aga me komistame kogu aeg selle otsa, et minnakse mingisuguste suvaliste asjadega lihtsalt proovima. No, tuleb kohe meelde see kaasus, kus üks vanem mees ju ehitas niisuguse masina, mis aitas nüüd inimestel siis enesetappusid toime panna. Kus oli ka, et prokuröridele tundus, et see ei saa niimoodi olla, sest see lihtsalt ei või niimoodi olla. Ja kuigi ei olnud ju seadused mitte mingisugust koosseisu, aga ikkagi läksid nad kohtusse ja see asi käis ju Riigikohtuni välja. Et see on lihtsalt üks ilmekas näide, aga neid on palju, kus prokurör lihtsalt ütleb ja teinekord ütlebki, et tuleb meelde üks artikkel ühes, see oli mingi Ida-Virumaa asi, kus prokurör ütleb, et mul on hea meel, et kohus asja, et selle süüdistatav õigeks mõistis, aga me siin omavahel nii vaidlesime selle asja üle, nüüd on õigusselgus saabunud. Aga milles see seisnes siis õigusselgus? No, et ei ole inimene ikka seda tegu toime pannud, aga nad omavahel väga vaidlesid, et kas on või ei ole, nad ei jõudnud nagu ühele seisukohale ja nüüd laseme selle siis kohtust läbi. No jaa, aga sellisel juhul, kui seda inimest on vänsutatud mõnel juhul ligi 10 aastat, nagu õnnetud Kajar Lemberit, äkki oli isegi rohkem, ma ei suuda praegu peast meenutada, igal juhul väga pikalt, aastaid, siis tekib küsimus, et kas see õigusselguse otsimine ei peaks midagi maksma minema riigile, sellepärast inimene on kaotanud tervist,
tal on olnud ilmselgelt probleeme töökohal, mõnikord inimene vallandatakse, tal jäävad mingid lepingud saamata, see on ju korruptaat, mis te temaga koostööd teete, eks ole. See on nagu katkutõbine, kellega ei taha keegi enam kokku puutuda. Ja sellel kõigel on ju reaalne hinnasilt. Kindlasti on, aga meil teatud juhtudel mingisuguseid rikkumisi hüvitatakse, aga see on äärmiselt marginaalne niimoodi, et kui sind on võib-olla 4-5 aastat alusetult rünnatud, noh, kui on sind eksikompel kinni peetud alusetult ja käeraudu veel kasutatud, noh, selle ajast 300 eurot võib-olla saab. No see sama artikkel, kus te kirjutasite, siin oli ka selle teie abikaasa juhtum, kes ju pandi ka käeraudadesse ja tegemist ei ole ju mafioosnikuga, kes oleks tulnud, noh, kes on kuidagi ohtlik, kes oleks tulnud panna käeraudadesse ja hilisem uurimine jõudis ka järeldusele, et see oli põhjendamata. Palju tema kompensatsiooni sai? Noh, ta saigi kuskil niimoodi pari 300 euro ringi. No, ütleks, et pole paha, hea seegi, aga ilmselgelt me näeme ju, et see on nali. Selline kompensatsioon ei kompenseeri tegelikult mitte midagi. Ja nüüd lähme tagasi korraks selle Riigikohtu teema juurde, et niisugused juhtumid, kus tahetakse näha õigusselgust, kipuvad ikka minema Riigikohtusse lõpuks välja. No te olite ju ise riigikohtunik 2014 kuni 2019 ja loogikast ma saan aru, et kui on seaduses niivõrd palju sellist vaidlusalust, siis vaieldakse ja lõpuks lähebki kõige kõrgemasse instantsi Riigikohtusse. 2014-2019, kas siis ka niisugusi vaidlusi oli juba? Mina tegelesin eraõigusega, nii et mina olen aastakümneid viimased kuskil 26-7 aastat tegelenud tegelikult ikka peamiselt ja ainult eraõigusega. Nii et selles mõttes mina niisuguste kriminaalasjadega siis kokku ei puutunud. Aga muidugi, no ma mäletan toimingupiirangu niisugune esimene asi, mis kuidagi nagu mingisugust äratuskella lõi, oli ju Neinar Seli asi, kus tal ei olnud ka absoluutselt mitte mingisugust isiklikku huvi, nagu mina aru sain, eks ole, aga puhas toimingupiirang, istus korraga 2 toolil ja kuigi tegi isegi hea otsuse või osales selle tegemisel, nagu ma eeldan, siis mõisteti ta ju süüdi toimingupiirangu rikkumises, et noh, selles mõttes niisugusi asju on olnud nii see oli, ikka. Aga kellega ma olen rääkinud, ütlevad, et see sagedus või see hulk on kasvanud aja jooksul ja et asjad lähevad hullemaks ja siin loogiline küsimus on mul see, et mis hetkel see viga tekkis ja millest see viga tekkis, et me oleme niisugusesse olukorda jõudnud praegu? Oi, väga raske öelda ilma niisuguse erilise uuringuta, et ma ei tea, kui seda lähemalt uurida, et kas on võimalik üldse jälile jõuda, et kust see viga nüüd nagu pihta hakkas. Aga jõustruktuuridel on üldiselt alati tahtmine oma võimu tugevdada ja laiendada. Ja kui sellele vastu ei hakata, aga vastu saab hakata ikkagi parlament ja valitsus ja kui poliitikud midagi ei tee, siis noh, see võim, mis on jäänud laokile, lihtsalt võetakse ära. Nii et ma arvan, et see on tasapisi läinud, et nagu te enne ka ütlesite, et ega see ei juhtu üleöö, aga see juhtubki niimoodi samm-sammult lihtsalt rohkem. Ja ühel hetkel, noh, miks on vaja jõustruktuuridel seda võimu, räägitakse ju demokraatia kaitsmisest, aga lõpuks oleme niisuguses olukorras, kus selle demokraatia kaitsmise sildi all tegelikult me peame demokraatiast loobuma. No, üks see asi võetakse lihtsalt meilt ära. Inimeste usaldus saab kannatada. Ma pean silmas seda, et kui ma ise omal ajal niisuguste esimeste juhtumite puhul olin kindel, et küll seal ikka midagi on, aga eks siis uurimine selgitab, aga küll seal midagi on. Siis ausalt öeldes viimastel aegadel on mul küll tunne juba, et juhtuda võib ükskõik mida peaaegu, et kõik on võimalik uurimise käigus. Minus, mis on väga kahetsusväärne, on kaduma läinud usk, et uurimine on alati õiglane ja erapooletu. Ja ma ei ole ainus, kuna ma tean, et see on see, millest ühiskonnas räägitakse. Ja muidugi, kui ma jälgin siin nüüd esinemisi, kus siis prokuratuur või jõuametkonnad midagi ütlevad ja kommenteerivad, nad ütlevad, et oht, et kui nende tegevuse aluseid õõnestatakse, see on oht demokraatiale. Mina ütlen vastupidi. Oht on see, kui kaob ära ühiskonnas usaldus nende institutsioonide vastu, et nad tegutsevad ausalt ja erapooletult.
jõustruktuurid on kutsutud ikkagi selleks, et ja kõik need tööriistad, mis neile on antud, sealhulgas jälitamine ja see on ikkagi selleks, et niisuguseid ohtlikke kuritegusid takistada nagu terrorism ja kuritegelikud ühendused aga mitte selleks, et rünnata neid õnnetuid vallaametnikke, kes püüavad teha oma parima, et oma vallal kuidagi elu sees hoida. Ma arvan, et siin on kuidagi nagu need arusaamised kuidagi nagu väga lappama läinud. Jah, ma olen sellega väga päri. Aga mis me siis teeme selles olukorras? Nüüd on ajakirjanduses tehtud mitmeid ettepanekuid. Muide, kõige radikaalsem ettepanek, mida ma olen lugenud, on see, et prokuratuuri võiks hoopis ära kaotada. Ütleme nii, et mina ei ole nende hulgas, kes ütleb, et mitte mingil juhul niisugust ettepanekut arutada ei tohi. Arutada tasub kõike, mis teeks olukorra paremaks, aga me ei tohi ka nagu last pesuveega välja visata, et mis siis ikkagi eesmärk on. Eesmärk on see, et menetlustoimingud oleksid õigusriigile vastavad ja tehtud pädevate inimeste poolt, kes on kontrollitavad, kui vajadus tekib. Ma saan aru, me just rääkisime, et see kontrollimehhanism ei ole meil piisav, see ei ole hea, aga mida me siis nagu saaksime ette võtta, et seda prokuratuuri töötaset, kvaliteeti parandada? Jällegi väga keeruline küsimus ja alguses, kui Margus Kurm selle ettepaneku tegi, see tundus mulle ka kuidagi tohutult ootamatu ja väga radikaalne. Ma ütlesin, oi, kuidas nii, aga ma olen mõelnud selle üle päris pikalt. Ja ma olen jõudnud tegelikult üpris lähedale, mitte kogu prokuratuuri ära kaotada, aga mis oleks katki, kui ära kaotada näiteks riigiprokuratuur ja luua näiteks peaprokurör koos mingisuguse kantseleiga, kelle ülesandeks olekski, põhiülesanne olekski hoida seda prokuratuuri kuidagi nagu seaduse raamides ja kui prokurörid eksivad ja rikuvad, siis võtta nad vastutusele või otsustada selle üle. Kui asjad lähevad viltu, siis vaadata, teha neid ametkondlikke juurdlusi, vaadata, mis siis viltu läks. Küsimus ei ole ju selles, et alati peaks inimesi karistama, kes on eksinud, aga see muutus algab sellest tunnistamisest, et jaa, me tegime vea, läks halvasti ja nüüd me vaatame, et kuidas seda olukorda parandada. Aga mina küll ei näe, et see juhtuks või et see toimuks praegu. Mina ei ole ka näinud seda, kui ma olen lugenud reaktsioone, need reaktsioonid on olnud küll prokuratuuril ennast õigustavad. Just. Ja et lihtsalt olud on olnud ebasoodsad ühel või teisel põhjusel, aga mina tulen tagasi selle sama Aivar Soobi juhtumi juurde, Tartu vallavanema juhtumi juurde, kus ma ise nägin telest uudislõiku, kus prokurör muu hulgas ütles, aga ta ongi juba jäänud kauaks vallavanema kohale. Aga mis argument see on? Kui minu arusaamist mööda, kui seadus ei sätesta teisiti, nagu näiteks presidendi puhul, et tal võib olla 2 ametiaega, siis võib inimene olla mingisuguses ametis, kuhu ta on valitud või nimetatud kuni surmani. Ma ei näe siin vastuolu. Jah, mina ka mitte. Aga nüüd ometigi prokurör niimoodi ütles ja siin ma tulen korraks tagasi teie Postimehe artikli juurde. Ma tsiteerin 2 väikest niisugust hinnangut. Te olete kasutanud sellist sõnastust nagu institutsionaalne ülbus ja siis ka infantiilne vastutamatus, lapselik vastutamatus, mis iseloomustab prokuratuuri. Jällegi ma ütleksin, et nagu rubriik kõva sõna Postimehes. Nagu ma juba ütlesin, et kui kasutada väga leebeid väljendeid ja püüda niimoodi väljenduda, et keegi ei tunneks ennast puudutatuna, siis ei muutu mitte midagi. Aga need on minu ausad hinnangud, sest et nagu ma kirjutasin ka selles artiklis ja põhjendasin, et minu perekond on olnud tõesti 4,5 aastat niisuguse täiesti põhjendamatu rünnaku nagu all. Ja muidugi sa ju siis ju mõtled kogu aeg nende asjade peale, et miks see niimoodi toimub, mis nendel inimestel viga on, kas nende mõtlemises on midagi viga või kust see asi siis nüüd on alguse saanud, et midagi peaks muutuma. Midagi peaks muutuma, aga kui me nüüd püüaksime siin välja mõelda, natuke me juba arutlesime sel teemal, et mida võiks muuta, see kontrollimehhanism võiks olla parem, eks ole, aga siin on jälle nii ja naa üks moment, et kindlasti parlamendi roll on tähtis, seal on ju vastav komisjon ka, mis peab tegelema näiteks kaitsepolitsei järelevalvega.
aga kriitikud ütlevad, et kuulget, aga seal nagu poliitikud võib-olla siis nagu ka on huvitatud, et seda uurimist ei oleks, kui nad on ise kuidagi seotud ühe või teise asjaga. No vot see ongi, kui juba igaühte võib rünnata ka ilma igasuguse põhjuseta või tõesti mingil tühisel põhjusel, võt inimestel tekib see kartus, millest me enne rääkisime, et niisugune hirmuõhkkond tekib, et meil ongi siis niisugused jõustruktuurid, kes tegelikult korraldavad meie elu ja otsustavad, mida võib ja mida ei või. Ja vot see on see, mida me peaksime kõik midagi tegema, et seda vältida niisugust olukorda. Ja need jutt ei ole ju sellest, et need oleksid halvad inimesed. Jutt on sellest, et neil võibki olla niisugune nagu valesti mõistetud mingisugune teenistuslik arusaamine asjadest. Nad arvavadki, et väga hästi on Tõnu Lehtsaar kirjutanud mitu artiklit sellest ülbikute grupist ja nende mentaliteedist ja sellest niisugusest ülevõimendunud meie tundest, kuidas ühel pool ongi siis need inimesed, kes gruppi kuuluvad ja teisel poolel on kõik teised ja kuidas siis tekibki niisugune kiusamine ja võt minule tundub, et ma olen kuidagi näinud paralleele seal prokuratuuris selle olukorraga. Ja ma ei taha öelda kaugeltki kõigi kohta, et kuna ma olen väga kriitiline, aga minu jutt puudutab ikkagi tegelikult niisuguse asju, mis on kas majandusasjad, korruptsiooni asjad, et kindlasti on seal ka palju inimesi, kes teevad täiesti ausalt ja täiesti erapooletult oma tööd. Ei ole avalikkuse silma alla väga palju sattunud ju niisuguse asju, kus oleks mingid isikuvastased kuriteod, et seal oleks midagi väga rängalt rikutud. Vähemalt ei ole olnud lugeda nendest, aga samas võt need majandusasjad ja korruptsioon ja ma ei tea, raske ette kujutada, aga minule tundub, et need ongi need niisugused nagu väärastunud väärtushinnangud. Et niisugune võimutahe, siis seadust ei tunta hästi, sest selles meie pereasjas kogesin ma, kuidas prokurör tegelikult ei tunne ei eraõigust, pankrotiõigust, kõik millest aru ei saa, kõik on kahtlane. Kuidas see võimalik on, et prokurör ei tunne sellist seadust? Tema menetlusdokumentidest ma teen niisuguse järelduse, et ta tegelikult ei tunne, et talle tundub, see ei ole valdkond, millega tema tegeleks, eks ole. Ta on nagu sellesse valdkonda kuidagi nagu ettevalmistamatult hüpanud ja nüüd ta annabki hinnanguid vastavalt sellele, milline on tema isiklik arusaamine asjadest. Et siin. Aga kui me püüame nüüd leida mingisuguseid lahendusi selle olukorra parandamiseks, et õigusriigis on ju ka nii, et kui midagi on halvasti, siis seda peaks saama ikkagi parandada. Ikka. Ma olen mõelnud ka selle peale, et viimasel ajal räägitakse, et prokuratuur ei saa midagi teha teistmoodi, kui ta siiamaani teeb, sellepärast, et selleks on vaja muuta seadust. Ma ei ole sellega päris nõus. Kui me tahame ära kaotada riigiprokuratuuri, selleks on vaja seaduse muudatust. Aga selleks, et parandada prokuratuuri sees seda tööd, selleks ei ole vaja mingeid seaduse muudatusi. Näiteks on praegu prokurörid korraldavad ju oma tööd niimoodi, et üks ja sama prokurör juhib uurimist, valvab selle seaduslikkuse järele, koostab süüdistusakti, saadab selle kohtusse ja siis läheb kohtusse ka esindama. Ja nüüd on ta aastaid selle asja sees. Ja kui me räägime sellest tundepõhisusest ja sellest niisugusest, et ta võtab endale lihtsalt midagi pähe ja hakkab seda uskuma. Ja nüüd on kohutavalt raske teda sellest nagu sellelt teelt kuskile nagu kõrvale kallutada, sellepärast, et see on tema töö, tema usub, et need inimesed on halvad, neid tulebki kiusata ja sa võid rääkida mida tahes. See on kõik nagu vastu seina. Sellepärast, et isegi need menetlusdokumendid, mida sa siis kirjutad, ega sa ei saa asjakohaseid selgitusi. Siis ongi nii, üks räägib aiast, teine räägib aiaaugust. Ja siis ongi niisugune tunne, et nagu sa oled abitu, eks ole. On suur riigiaparaat on sinu vastu ja sa oled täiesti abitu, sest keegi ei kuula. Kas või selles nüüd värskes Pihlakodu asjas ütleb Riigikohus ka, et see põhjendus,
mille tõttu või millega Riigiprokuratuur, mille alusel leidis, et ei ole põhjust kriminaalmenetlust alustada, see ei ole asjakohane, ütleb Riigikohus. Ja täpselt nii ongi. Et üks räägib nagu sellest, mis puutub sellesse asja ja teine toob hoopis niisugused argumendid, mis ei ole üldse tähtsad selles asjas. Nojah, aga ma ei saa ütlemata jätta seda, et siin on mitu tegurit, mis võivad olla selle olukorra põhjustanud, aga üks on ka minu meelest selline poliitika siirded, mis tulevad kohati sinna jõuametkondade tegevusse. Vähemalt mulle selline kahtlus on jäänud, mitte miski pole suutnud minu jaoks seda kahtlust ümber lükata, et pole midagi paremat, kui oma poliitilist oponenti rajalt maha võtta süüdistustega, mis hiljem ei osutugi tõeks. Ja, aga täiesti võimalik, üldse ei välista seda. Aga kui me räägime veel sellest prokuratuuri töökorraldusest, siis praegu on seaduses ka ju on püütud jätta niisugune mulje, et selle ühe prokuröri, kes nüüd on selle asja nagu peremees, kui me niimoodi väljendame, et kõik on tema otsustada, tähtis on tema tunne ja kõik otsustab selles asjas ainult tema ja teised kõrvalt ei saa mitte midagi teha, sest et tema menetluslik või sõltumatus on nüüd kõige tähtsam. Tegelikult see nii ei ole, sest et prokurör allub kõrgemale prokurörile ja seadus ütleb, et kõrgemal prokuröril on õigus anda korraldusi sellele madalamale prokurörile. Ta ei saa neid anda kõikides küsimustes. Näiteks ta ei saa öelda, et vaata, selle pealt sa nüüd ma mõtlen konkreetsetes niisugustes menetlustoimingutes, eks ole, aga ta saab anda üldiseid juhtnööre. Ja kui nüüd kõrgem prokurör näeb, et see prokurör läheb kuidagi nagu kraavi oma nende asjadega, siis ta saab asendada selle prokuröri ja panna teise prokuröri. Kas ma tohin sõnastada, et ma õigesti aru saan, et ta ei saa öelda, et vaata, see asitõend ei kõlba, aga ta saab öelda, kuidas asitõendeid tuleks korrektselt koguda ja mis tema arvates on puudu. Üldise märkusena. Just. Ja ta saab nõuda aru. Ta saab kutsuda selle prokuröri välja ja see on jälle seaduses öeldud, et see tema pädevus küsitleda teda, lasta ette kanda endale see asi. Ei ole niimoodi, et ainult üks õnnetu prokurör ja kõik on tema kaelas. See on prokuratuuri kui terviku ülesanne. Prokuratuur peab seisma hea selle eest. See on ka seaduses sätestatud kohustus tagada, et menetlus oleks erapooletu ja seaduslik. Aga millegi pärast kuidagi nad on nagu kinni selles oma enda korraldatud sisemises töökorralduses ja kuidagi kehitavad õlgu, et justkui mitte midagi muuta ei saa. Mul on see aru saamata. Aga kust nüüd see muutus peaks tulema? Kust see impulss peaks tulema? Ma ise arvan, et üks oluline impulss oligi see hiljutine parlamendi otsus, et Tõnis Mölderilt ei võetud saadiku puutumatust ära, mis ei tähenda seda, et parlament oleks andnud talle indulgentsi, seda mitte. Aga parlament ütles, et nii need asjad ei käi ja väljendas rahulolematust. Jah, ma olen nõus, et parlament sellega tegelikult ütles tõesti, et ta ei ole prokuratuuri tööga rahul ja ma arvan, et teisest küljest väärtushinnangud on jälle niisugused asjad, mis ei muutu üleöö ja iseenesest, et selleks on vaja midagi palju enamat kui lihtsalt, et nüüd täna ma arvasin veel nii, aga homme nüüd ma arvan teistmoodi. Ja selle kohta on jällegi Tõnu Lehtsaar kirjutanud Postimehes väga, väga häid artikleid, et kuidas väärtushinnanguid saab ikkagi muuta, selleks peab olema mingisugune väline mõju, mingisugune tohutu ehmatus, mingisugune väga suur üleelamine. No võib-olla see rünnak, mille alla prokuratuur nüüd on sattunud, võib-olla see ongi niisugune mõjutegur, mis aitab tal kuidagi läbi mõelda need asjad, et kuidas siis ikkagi edasi minna. Aga teine komponent on ka ikkagi seaduste, konkreetselt ma räägin selle toimingupiirangu seaduse muutmine, et seadus peab olema konkreetne. See seadus, ma olen seda lugenud, see on ikka väga udune, kuigi ma ei ole jurist, aga ütlevad ka juristid, et see seadus on udune. Ja täiesti nõus. Sellest, mida inimene tohib teha ja mida ta ei tohi teha, peab iga inimene aru saama, selleks ei pea olema jurist. Seadus peab olema ikkagi niimoodi kirja pandud, et niisuguse normaalse nagu arusaamisega inimene mõistab seda, mida ta võib teha ja mida ta ei või teha. Muide, kas see pole meie õiguse üldine probleem praegu Eestis, et kiputakse kirjutama nii keerulisi tekste,
normaalne inimene, kui ma vabandan, ei saa sellest enam mitte midagi aru, mis seal kirjas on. No on küll jah, sest ma olen kuulnud ka, kui ka kohtunikel on raskusi teinekord, et vaidlevad ju omavahel ja mis on ka tegelikult selles protsessis täiesti loomulik. Aga kui advokaat kurdab, ja paljud advokaadid kurdavad, et tuleb klient minu käest nõu saama, sest ta tahaks väga, väga õigesti käituda ja ma ei suuda talle öelda, et kuidas ta peaks käituma, et vältida teatud niisugusi rikkumisi. Et õigus on lihtsalt nii keeruline ja kõik see kohtupraktika ja millega edasi arendatakse seda õigust, ja ka väga kallis. Ja väga kallis. Me siin rääkisime surnuks menetlemisest, see võib täiesti reaalselt juhtuda ja ma kardan, et mõnel juhul on ta isegi juhtunud. Et enda head nime ja au kaitsta ei ole odav lõbu, kuigi teoreetiliselt inimene võib iseennast esindada ju kohtus, aga me just rääkisime, et seadused on küllaltki keerulised ja selleks, et neis orienteeruda, sul on ikkagi vaja advokaati palgata. Advokaadi tunnitasu ei ole odav. Ja. Enamik, ma julgen väita, enamik Eesti inimesi ei saa seda endale lubada. Ja, vähemalt pikka aega mitte. Ja ma olen sellega nõus ja see on ka, ma arvan, üks põhjus, miks paljud inimesed nõustuvad oportuniteediga. Kuigi nad tunnevad, et oma õiglustunde järgi, et nad ei ole midagi valesti teinud, aga pigem nad lõpetavad praegu selle ära, sellepärast, et maksavad mingi raha, mida prokuratuur nõuab, ütleb, et te peate, inimene ei pea selleks ennast süüdi tunnistama, aga ta peab täitma siis teatud kohustusi, mille nad siis prokuratuuriga kokku lepivad. Ja ma olen päris kindel, et on väga palju neid inimesi, kes tahaksid lihtsalt nagu tõmmata mingisuguse joone alla ja kes ei ole ei materiaalselt ega ka vaimselt valmis riigiga aastaid kohut käima. No nad tahavad selle jamma lihtsalt kaelast ära saada. Ja siis on naljakas kuulata, kui prokurörid ütlevad, et vaadake, et see on väike asi, mis üldmenetlusse läheb, et kõik enamik asju on meil ju lihtmenetlustes ja oportuniteediga lõppevad, et see on meie kohutavalt hea töö. Võt, ma ei saa sinna alla kirjutada. Jaa, aga tuleme veel, meil ei ole väga palju jäänud aega saate lõpuni, kuid piisavalt, et me saaksime veel korra nendest lahendustest, võimalikest lahendustest rääkida. Ma arvan, et me peaksime seda püüdma omalt poolt teha, andma oma see 5 senti sellesse lahenduste ühiskassasse. Ja, ma olen pannud siin kirja mõned oma mõtted selle kohta, et kuidas tuleks kriminaalmenetluse seadustikku muuta. Väga hea. Minu arvates tuleks seda teha, et kõigepealt siin on sisse kirjutatud prokuratuuri vastuoluline roll, millest me tegelikult juba põgusalt rääkisime, et prokurör nii juhib seda kohtueelset menetlust, ta peab tagama ka seaduslikkuse, tähendab, kontrollib tegelikult iseenda tööd ja see ei lõppe kunagi hästi. Enamasti mitte, kui inimene iseennast kontrollib, kiusatus on ühel hetkel natukene lõdvemalt võtta. Siis on meil see kahe toimikusüsteem, et see on niimoodi, et eeluurimine on justkui inkvisitsiooniline, et seal on nüüd prokuratuur kogub tõendeid ja ta peab koguma nii süüstavaid kui õigustavaid tõendeid. Aga nüüd lüüakse nagu see menetlus pooleks, nüüd algab kohtumenetlus ja nüüd oleks see justkui täielikult võistlev menetlus. Kusjuures prokuratuur esitab nüüd ainult süüstavad tõendid. Ja nüüd hakkavad siis süüdistada. Mida siis võistlev menetlus selles kontekstis tähendab? No, mina olen ka selle peale mõelnud. Meil on harjutud ütlema, et see on väga võistlev menetlus, aga mina olen hakanud ka mõtlema, et prokurör esitab, tegelikult ta teab ju ka neid õigustavaid tõendeid, mis ta ise on kogunud, aga ta hoiab neid salajas. Sellepärast, et nüüd peaks siis advokaat tegelikult minema ja kõik need tõendid sealt välja uurima ja nüüd nad siis kohtus siis võistlevad. No minu arvates ei lähe juba sellepärast, et ressursid on erinevad, tööriistad on erinevad, prokuratuuril on igasuguseid võimalusi, mida teisel poolel ei ole. Nii et loota, et see on nüüd kohutavalt võistlev menetlus, mina küll ei saa. Aga see tähendab ka seda, et kohtunik ei saa kohe alguses ju tõendeid. Ta saab süüdistusakti, ta saab kaitseakti, aga tõendid saab ta osaliselt näiteks niisugusel juhul, kui on
tahetud vahi alla võtta seda süüdistatavat, siis prokuratuur on pidanud esitama ka teatud tõendid, mis näitavad, et on siiski põhjust teda vahi alla võtta. See on ju põhiseaduslike õiguste piirang. Täpselt. Kui inimeselt võetakse vabadus, midagi hullemat ei saa juhtuda. Just, aga nüüd ongi kohtuniku käes on ainult need mõned tõendid või need, mida prokuratuur pidas vajalikuks esitada. Aga ülejäänud tõendeid ei ole. Neid hakatakse kohtumenetluse käigus nüüd esitama. Ja nüüd on kohtunik niisuguses olukorras, kus prokurör esitab näiteks niisuguseid juhtumeid on palju, kohtunikud on ise rääkinud, esitab 100 lehekülgedel mingisuguseid pangakonto väljavõtteid. Ja nüüd kohtunik küsib, et aga öelge palun, et mida te tahate nende väljavõtetega tõendada. Ja nüüd ütleb prokurör, et aga sellest ma räägin oma kohtukõnes. Tähendab siis, kui need kõik kuudepikkused menetlused on läbi, kui kohtunik on saanud kõiki neid tõendeid vaadata, ilma et ta üldse teaks, mille jaoks tal neid vaja on. Ja kohtunik ei ole ka ju tal ei ole siis piisavalt materjali, et otsustada selle üle, et kui keegi esitab, tahab nüüd mingi täiendava tõendi esitada, eks ole, et kas võtta see vastu, mitte võtta vastu. Ühesõnaga, kohtunik on kuidagi nagu ta ei hooma tervikut, ta ei kontrolli olukorda. Ja. Aga minu meelest kohtunik peaks kontrollima olukorda kõige rohkem selles kohtusaalis. Jah, aga on ka neid, kes pooldavad seda kahetoimikusüsteemi, kuigi viimasel ajal on ka nende hulgas, kes algselt on seda pooldanud, nüüd kriitikuid. Aga mis siis oleks lahendus, ära kaotada või? Võt, see kriminaalmenetluse seadustik minu arvates tuleks põhjalikumalt ette võtta ja vaadata, mida annaks seal parandada selliselt, et niisugusi nagu raskusi ei tekiks. Kardetakse ilmselt seda, et kui kohtunik saab kõik tõendid kohe kätte, et siis tal kujuneb otse kohe arvamus selle põhjal, et kes on süüdi, kes ei ole. Aga me ei peaks ka kohtunikke alahindama, et kohtunikud on ka ju ikkagi, nad loevad ju ühe poole akti ja teise poole akti ja oskavad ju neid tõendeid sinna kuidagi nagu siis hinnata ja nagu sellesse asjasse siis. Ega enamasti ei olegi ju must ja valge olukord, et kas asi oleks ainult nii või ainult naa, et ju ka kui tuleb, oletame, süüdimõistev otsus, seal võivad olla erinevad vormid või kui tuleb õigeks mõistev otsus, ka seal võib olla mingisugune kompensatsioon teisele poolele ette nähtud. See ei ole ju kunagi välistatud. Ei ole jah. Ja see niisugune kahetoimikusüsteem on ka kohutavalt aeganõudev, ta võtab väga palju ressurssi mõlemalt poolelt. Need menetlused kestavad kuid, ja kui mitte aastaid ja tõesti see süüdistatav, kes nüüd kohtu all on, ta peab ju ka selle kõik kinni maksma, et isegi kui ta hiljem õigeks peaks mõistetama, ta ei saa kaugeltki kõike seda, mis ta sinna kulutanud. Võtame näiteks Mailis Repsi juhtumi. Ma ei võta siin seisukohta kohtuotsuse suhtes, aga me näeme seda, et see oli ülikulukas kohtuprotsess. Ma ei tea, kus ta selle raha saab. On veel palju kulukamaid. Niimoodi, et see ei ole mingi piir. Või siis näiteks see jälitusega, sellest me juba rääkisime, et sellega on ilmselgelt üle pingutatud. Meil ei osata üldse enam uurida, ilma et inimesi jälitatakse. On ju ka selle toimingu piirangu kohta on ju nüüd jõustruktuurid öelnud, et kuulge, et aga me ei saa enam inimesi jälitada. Ma küsin, miks te peaksite? Miks te peaksite? See jälitusressurss on ju väga suur. Selle asemel keegi ma mäletan, et ma ei mäleta, kes see oli, aga keegi ütles, et aga kui nüüd tuleb sinna koosseisu see tunnus, et peab olema kas tekitatud kahju või siis mingisugune omakasu, me peame hakkama ekspertiise tegema. Ükski ekspertiis ei maksa nii palju, kui see kuude kaupa inimeste jälitamine. Ja pealegi siin on veel teine probleem on ju selles, et jälitamine sekkub rängalt inimeste põhiõigustest. Just nimelt. Kui ekspertiisi võib määrata niimoodi, et see ei riku mitte kellegi õigusi, aga inimest jälitada niimoodi, et see tema põhiõigusi ei rikuks, siis peavad olema ikkagi väga-väga selged alused, et seda teha. Aga sekkumine on see igal juhul, see on ränk sekkumine. See ebaseaduslik jälitus on täiesti omaette saadet vääriv teema, aga me ei jõua sellega enam edasi minna. Me peame nüüd saate kahjuks kokku võtma, aga päris lõpetuseks, et mis nõu me oskaksime anda parlamendile, kes nüüd tegelikult ju ütles, mida ta asjast arvab, aga
see ei tähenda, et nad peaksid jääma nüüd lihtsalt ootama ja vaatama, mis edasi juhtub, kuna parlamendi käes on õigus seadust muuta, olukorda muuta selgemaks, konkreetsemaks. Mina arvan, et parlament peaks asuma täitma oma ülesandeid. Ja parlamendi ülesanne on õigusloome ühtlasi. Kuidas seda teha? Selle kohta on ka seadus, kuidas seaduseelnõusid tuleks ette valmistada, kelle käest arvamusi küsida ja kuidas seda kõike kokku panna. Aga parlament peaks ju seisma hea selle eest, et meil oleksid normaalsed seadused. Selge. Aitäh, Malle Sepik, selle asjaliku vestluse eest. Ja nii et nägite äsjast uut Raudsaare dialoogide saadet. Rääkisime siin tõesti õigusest erineval moel, mis siis muud, kui et soovime parlamendile edu oma tegevuses. Nii et tuleb hakata käised üles käärida ja hakata siis õigusselgust looma. Aga järgmisel nädalal uued teemad. Kõike head teile, olge terved!